Nii. Kõigepealt ma räägin natukene iseendast, et olen Erki Suurtalu tõesti ja Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert ja minu ampluaa on siis ehituskontrolli teenus. Hariduselt olen Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadiga ehitusmees, ütleme siis nii. Kõigepealt rääkides siis õigusaktidest, korterelamute puhul kehtivad täpselt samasugused õigusaktid nagu teiste hoonete puhul. Võib-olla teatavate erinevustega tuleohutuse alal, küll aga on see, et mis puudutab ehitamist, siis aluseks on kindlasti ehitusseadustik. Et kõik, mis ehitamisse puutub, peab toimuma siis ehitusseadustiku alusel. Et kortermajade puhul täna hästi palju neid rekonstrueeritakse, tehakse ka korterites erinevate ehitustöid ja selle aluseks peaks olema siis ehitusseadustiku põhiselt esitatud ka dokumentatsioon. Tuleohutuse seadus määratleb ära siis nõuded ja tingimused inimesele, kodanikule, mis ta täitma peab, kaasa arvatud määrab ära tuleohutuse seadus, milliseid toiminguid, mis puhul tuleb läbi viia. Kõige levinum pigem ongi see küttesüsteemide korrashoiu teema. Siis nende seaduste alusel on väljastatud ka määrused. Ja määrustest, mis ehitusseadustiku alla kuuluvad, on nõuded ehitusprojektile. Kui ehitama hakatakse, siis üldjuhul peab olema koostatud ka ehitusprojekt. Korterelamute puhul, ütleme korterit värvides seda projekti kindlasti vaja ei ole. Küll aga on oluline esitada projekt, kui lammutatakse ära mõni vahesein või siis tehakse rekonstrueerimine, paigaldatakse näiteks kütteseade hoonesse, kindlasti peab olema projekt. Teine määrus, mis ehitusseadustiku alusel on väljastatud, on ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Selles määruses nüüd räägitakse või kirjutatakse lahti nõuded ja tingimused, millele ehitis peab vastama peale ehitustöid. Seal on välja toodud nõuded tuletõkke sektsioneerimistele, tuleohutuspaigaldiste paigaldamisele, millised paigaldised peavad olema, kus kohas ja nõuded ka evakuatsiooni pääsude ja teede mõõtmetele, ehk siis kõik, mis puudutab otseselt inimese ohutust hoones ja hoone ehitamisel, on seal välja kirjutatud. Lisaks tõin veel siia välja veevõtukoha rajamise ja katsetamise määruse, kus mõni aasta nüüd on kehtinud veevõtukoha rajamise nõuded. Kui korterelamuid või üldse elamuid, teisi hooneid samuti ehitatakse, siis igal juhul peab olema tagatud nende kustutamiseks ka vajalik veevõtukoht. Need tingimused on määratletud siis selles määruses. Lisaks tõin välja veel määruse küttesüsteemide puhastamise nõuete kohta. Et põhiline, nagu te Tiina käest ka kuulsite, mitte põhiline, aga üks arvukamatest tulekahju põhjustest on küttesüsteemidest tulenevad tulekahjud. Ja üks osa
põhjustest on hooldamata küttesüsteemid. Samuti, mis on vajalik minu poolt ära märkida, on põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded. Määrus, mis siis määratleb ära, kus, kuidas võib ladustada põlevmaterjale ja ohtlikke aineid. Üldjuhul korterelamute juures on küll prügikonteinerid olemas ja nad paiknevad ehitisest ka kaugemal, piisaval kaugusel, küll aga tekib küsimus, kui hoonet rekonstrueeritakse ja hoone ümber ladustatakse ehitusmaterjali. Ja see ehitusmaterjal, tihtilugu soojustusmaterjal, võib olla põlevast materjalist, penoplast või muud vahtmaterjalid ja nende süttimisel, mis põlemisel ka väga palju mürgiseid gaase ja temperatuuri eraldab, on vajalik kindlasti tagada teatavad kaugused hoonest. Siin slaidi peal on ilusti näha ka, kus te need õigusaktid ilusti üles leiate, on Riigi Teataja, see on tasuta portaal ja toodud alla on siis nende määruste lingid. Ehk siis, kui ma seda ettekannet teile jagan, siis te saate ilusti võtta sealt lingi pealt kohe ja minna otse selle määruse lehele. Nii palju ütlen, et need määrused nüüd see aasta ei tohiks muutuda rohkem praegusel hetkel teadaolevalt, aga väga palju neid kindlasti kasutada ei tohiks, et pigem siis minna juba Riigi Teataja lehe pealt otse ja sisestada pealkiri sinna otsingulahtrisse, et saada õige ja kehtiv dokument. Nii, veel millest juhindutakse ehitamisel on standardid. Need nüüd on küll tasulised. Paljudel juhtudel nendega toimetavad asjatundjad ehk siis projekteerijad või ehitajad. Kui palju korteriühistul neid vaja on, see on igaühe ühistu enda otsustada. Kui mingisugustes küsimustes on esinemas rohkem probleeme, võib ka neid soetada. Siis juhendid. Juhendid nüüd paiknevad Päästeameti kodulehe peal. Siia tõin ka sellise päise, kus on näha siis, kus kohast on võimalik leida. Tõmbasin siia kollase ringiga ümber, et kus on juurdepääs igalt poolt juhenditele. Juhendid meil ehitusliku poole pealt on siis eraisikule, projekteerijale ja ehitajale ja asutusele ettevõttele. Nendes juhendite või nendel lehtedel olevates juhendites on alates projekti tuleohutuse osa koostamisest kuni siis valminud ehitiste tuleohutuse osas vastuvõtmiseni välja toodud. Ehk siis, milliseid dokumente tuleb esitada ja mis sisuga tuleb esitada, kui tehakse projekt ja milliseid dokumente, mis sisuga tuleb esitada, kui hakatakse valminud ehitist vastu võtma. Need võib-olla puudutavad teid kõige rohkem, küll aga on see, et seal on ka väga palju muud materjali, mis ehitamise poole pealt tuleohutuse osas õigele rajale suunab. Nii. Siis olulised tuleohutusnõuded.
mis kindlasti peavad olema täidetud ja seda kogu ehitise kasutusaja jooksul. Et säilib kandevõime, et tule ja suitsu levik peab olema takistatud, naaberehitisele tule levik peab olema takistatud, ohutu evakuatsioon peab olema tagatud ja mis tihtilugu tähelepanu alt välja jäetakse, on päästemajaskonna ohutuse ja tegutsemisvõimaluste tagamine. Lühidalt selle koha pealt siis nii palju, et korterelamutes on tihtilugu siis trepikodades ladustatud erinevaid vahendeid, tooteid, materjale, mis siis takistavad tegelikkuses päästemeeskonna liikumist trepikojas ja teinekord need ladustatud materjalid võivad olla ka ise ohuks. Siis tõin siia slaidile veel välja, et milline peaks olema see tõendamine, kui tehakse ehitustööd ja te peaksite esitama need dokumentatsioonid või siis ehitaja peaks teile esitama dokumentatsioonid, siis peab ehitis või valminud tööd peavad vastama siis määrusele esitatud nõuetele, asjakohasele standardile, normile ja kui nüüd tõesti peaks juhtuma selline olukord, et ühelegi neist ei vasta, et on ehitamise käigus või projekteerimise käigus samamoodi nähtud ette lahendus, mis ei ole määruses või standardis reguleeritud, siis selle tõendamine tuleb teha analüütiliselt. Levinumad sellised kohad võivad olla mingisuguste toodete kasutamisel, näiteks nagu ma ennem välja tõin, vahtmaterjalid. Vahtmaterjalid, kui me räägime penoplastist, niinimetatud ehitajate keeli EPS, siis nende koha pealt meil on nagu enam-vähem tingimused olemas, aga soojustusmaterjalidena on turule tulnud ka teisi vahtmaterjale, milledele ei ole päris üheselt selge, kuidas neid soojustusmaterjale kasutada. Sellisel juhul on see analüütiline tõendamine väga asjakohane läbi viia ja analüütilise tõendamise saab läbi viia tuleohutusekspert. Tuleohutusekspert on siis see inimene, kes omab teadmisi ja eriteadmist tuleohutuse valdkonnas, et see tõendus teha. Vaatab dokumendid üle ja kirjutab selle koha pealt siis hinnangu, kas asi vastab või ei vasta ja toob seal välja põhjendused, selgitused, mis alustel ta selle otsuse tegi. Nii, kohustused. Omaniku kohustus on siis sisuliselt tagada oma vara juures tuleohutus. On see siis korter, omanikuna peame ka ühistut mainima, sellepärast et kui me räägime korterite puhul ühisvarast, siis ilmselgelt peab olema seal omaniku esindajana siis ühistu välja toodud. Omaniku järelevalve. Järelevalve on siis see, kes vaatab üle, et kui midagi tehakse, siis tehakse see nõuetele vastavalt. Tuleohutuse osas minu soovitus on kaasata jällegi tuleohutusekspert, kes oskab hinnata teostatud või projekteeritud tingimused, et need vastaksid tuleohutusnõuetele.
Et muidu üldjuhul on üldehituse järelevalve, aga seal teinekord võib tuleohutusteadmistest vajaka jääda. Ja olen kuulnud ka sellist asja, et siis see omaniku järelevalve võib ka kaasata ise tuleohutus inimese, kes tuleohutuse üle siis järelevalvet teeb. See on juba kokkuleppimise teema. Ettevõtja on siis isik, kes on oma ettevõttega teie juurde tulemas ja ehitamas. Aga ettevõtjal endal, ütleme niimoodi, et niisugust pädevust või kvalifikatsiooni ei pea olema, küll aga ettevõtjal peab olema töötajate seas pädev isik, kes teab oma valdkonda, on see siis projekteerimine, on see siis ehitamine, on see siis ehitamine üldises mõistes või on siis ehitamine spetsiifilises mõistes, ehk siis teeb elektrisüsteemi, veesüsteemi, kanalisatsioonisüsteemi või gaasisüsteemi. Nendel peavad olema kõigil pädevust tõendav dokument. See dokumendi alusel saate vaadata kvalifikatsiooninõudeid. Millistele kvalifikatsiooninõuetele need pädevad isikud vastavad? Meil on täna kutsesüsteemid pädeva isikutele, mille alusel siis antakse neile õigus mingisuguseid töid teostada. Madalamad klassid on seal 1, 2, 3, 4, kõrgemad klassid on 5, 6, 7 ja ka ehitusauditite koostajatel ka 8. Et neid te saate vaadata, millisele kvalifikatsiooninõudele ta vastab Kutsekoja kodulehe pealt. Siis kindlasti peab olema ettevõtjal ja teinekord ka, kui pädev isik eraldi välja kutsutakse, siis ka majandustegevuse registri registreering. Nii, tähelepanu vajab. Kui ehitustegevus tehakse korterelamutes, siis kindlasti ehitamiste juures, mis vajavad ehitusprojekti, täpsustada, milline projekt teile tuleb. Või te tahate saada eelprojekti ülesanne on tegelikult määrata ära põhinõuded, põhitingimused, millest tuleb lähtuda edasistel projekteerimistel. Eelprojekti alusel väljastatakse üldjuhul siis ehitisteatis või siis ehitusluba. Ehitusluba ja ehitusteatis on ehitusseadustikus täpselt lahti kirjeldatud, mida need tähendavad ja selle aluseks saabki siis nagu omavalitsus otsustada, millist dokumenti väljastada. Põhiprojekt juba määrab ära täpsemad tingimused, täpsemad nõuded, millele peab ehitis vastama, ja tööprojekt on nüüd väga spetsiifiline projekti osa, kus on siis juba toodud välja nii materjalid, lahendused, sõlmlahendused, kuidas miskit asja peab tegema. Üldiselt piirdutakse tihtilugu eelprojektiga, vähem ka põhiprojektiga ja tööprojekti nüüd tehakse veel vähem. Aga korterelamute puhul, see sõltub ehitustegevusest, mis läbi plaanitakse viia, et millise projekti alusel on mõistlik seda teostada, see tuleb siis koha peal läbi arutada ja
ja selgeks teha ja kindlasti see peab olema kirjas. Kaasa arvatud ka lepingus, et millise projekti mahtu soovitakse saada. Kindlasti määrab see projekti staadium või osa ka hinda. Nii. Levinumad rikkumised, mis on siis ehitamistel olnud, tänapäeval on see, et kasutatakse siin valesi materjale, valesi tooteid, et siin on näha nüüd ventilatsiooni sihuke ristumiskoht, kus siis ventilatsioonikanalid teevad suunamuutust. Siin on tuletõkkeklapid sees, aga ümberringi on põhimõtteliselt vill, millele ei suudetud anda dokumentatsiooni, et see oleks mitte põlev. Tõenäoliselt, kas see oli siis puistevill, mis ei omanud tuletundlikkuse klassi, aktsepteeritavat tuletundlikkuse klassi. Kaasa arvatud see, et kui montaaživahtu kasutatakse mingisuguste materjalide sidumisel, siis see montaaživaht ongi ainult montaaživaht. Siin, nagu te näete, on kasutatud punast vahtu, mis peaks täitma ka natukene tuleleviku tõkestamise nõuet. Sellisel moel paigaldades tootjad tuleleviku tõkestamise nõuet nendele ette ei näe. Siis ventilatsioonikanalite puhul rekonstrueerimiste juures on aastaid käinud läbi vaidlus teemal plastikkanalid. Meil on olemas eksperdid, kes on tõendanud plastikkanalite kasutamist, on liikumas ka mitte juhismaterjal, vaid analüütilise tõendamise materjalid, mida hirmsasti kõik tahavad kasutada. Selle koha pealt on nii, et iga objekti põhiselt peaks olema see tõendusmaterjal eraldi. Miks? Sellepärast, et kui ühes kohas lahendatakse ventilatsioonikanalite viimine fassaadil ühtemoodi, siis teises kohas teistmoodi. See sõltub ehitajast, mismoodi ja kui palju ta soovib nende pealt raha kokku hoida. Siin pildi peal antud juhul ei ole võimalik saada heakskiitu ka tuleohutuseksperdilt, kuna erinevatest korteritest tulevate ventkanalid lähevad üksteisega kokku, tegemist on plastikkanalitega. Kui seal tulekahju peaks tekkima, siis seda leviku tõkestamist ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata. Ja hooldus. Ventilatsioonikanalite puhul on vajalik ka hooldus väga oluliselt. Mida korfereeritum kanal on, seda rohkem tekitab ta võimalust tolmul sinna ladestuda. Ventilatsioonikanalite puhul kindlasti tuleb iga-aastaselt läbi viia puhastus. Nüüd mõned sellised halvemad näited, kus on rikutud põhimõtteliselt kõike, mida võimalik on rikkuda. Ja siin on toodud ka väike tagajärg, õnneks küll natukene õnnelikuma lõpuga, aga see näitab siis seda, et korteriühistu kas toimis või ei toiminud, seda me ei tea, tõenäoliselt mitte, et igaüks on enda poolt siis kütteseadmed paigaldanud korterisse ja viinud välja fassaadile. Ohutusnõuded tollel hetkel, kui see pilt tehti, ei olnud teada, tänaseks peaks olema seal majas ka juba asi kõik korras. Siis, mis puudutab nüüd korstna ja siis kütteseadme ühenduslõõri,
siis sellele kehtivad täpselt samamoodi ohutusnõuded kui kütteseadmele endale ja korstnale. Ehk siis tuleb arvestada, et põlev materjal, nagu siin on näha, puitkonstruktsioonid on olnud lähedal, peab olema tegelikult kaugemal. Et temperatuuri tõustes ta ei süütaks põlevmaterjali. Siis läbiviikude osas hirmsasti armastatakse kasutada vahtu, montaaživahtu, et tagada tuletõkestuse võime. Ka selles osas tegelikult tootja ei anna teile mingisugust garantiid, et sellisel kasutamise juures tuletõkestus on tagatud. Allpildil on näha siis torude läbiviikuvust tuletõkketarindist, kus on pandud mähis peale ja on tõmbatud kinni elektrikaableid siduva klambriga. Tegelikkuses peaks olema need niinimetatud mähised betooni sees, et tal tekiks temperatuuri tõustes vastu surve ja ta suruks plasttoru kinni. Nii, jällegi mõned pildid läbiviikudest ja korstna paigaldamisest. Kuhu ma tahtsin veel tähelepanu juhtida, on nüüd fassaadile. Reaalne sündmus, kus fassaad oli tegelikult soojustatud, aga jällegi soojustatud valede materjalidega, ehk siis fassaadi tuulutusvahes oli kasutatud tuletundlikud materjali, mis siis sädeme saades põles põhimõtteliselt kogu korrusmaja kõrguses ära. Muidugi haaras ta kaasa siin neid konstruktsioone endaga. Õnneks saadi sellele jaole ja traagilisemad kahjud jäid tulemata, aga hoonete soojustamisel projekt võib rääkida üht, aga ehitatakse teistmoodi, et selles osas kindlasti tuleb väga tõsiselt näppu pulsil hoida. Materjalide kasutamine või toodete ja materjalide kasutamine on äärmiselt oluline, et tehakse seda õigesti. Nii, ja tänan minu poolt siis praegu kõik, et peale lõunat kohtume me uuesti ja nüüd ootaksin küsimusi. Sulle on küsimus tulnud siia chatti ka, et on küsimus, et kui fassaadis on projekti järgi vineerdetailid ja kui see asendada komposiidiga, see tähendab tulekindlama materjaliga, sertifikaadiga tõendatud, et kas siis on vajalik kooskõlastada? Kui need on tõendatud ja dokument seda kirjeldab ja materjal vastab dokumendile kirjeldatule, siis ei ole vaja seda tõestada. Kui see klass läheb kõrgemaks, aga see tuleb kindlasti märkida kaetud tööde akti, dokumenteerida, et see materjal, mida oli projekteerija ette näinud, et see materjal asendati teise materjaliga. See peab olema kindlasti märgitud. Tihtilugu ongi see, et ehitajad seda ei tee, aga seda enam on vajalik jälgida omaniku järelevalve poolt ja veel rohkem peaks jälgima seda omanik. Et need vähemalt oleks dokumenteeritud, et kõik oleks kirjas, sest teinekord võib juhtuda ka niimoodi, et pannakse hoopis natukene valem materjal. Dokument on õige, aga materjal on vale. On ka juhuseid olnud. Mis seal veel on teemaks kindlasti on maksumus ja projekteerija peaks teadma ka seda muudatust. Sest projekteerija vastutab oma projekti eest ja kui seal mingisugused materjale vahendatakse, siis see läheb nagu, ütleme siis, ehitaja vastutusalasse. Projekteerija puhul
kes arvestab seal võib-olla mingisuguste muude näitajatega veel, mitte ainult tuleohutusnäitajatega, näiteks niiskuseraldusvõimega või tuuletõkkevõimega või soojustakistuse võimega, nii edasi, et see peab olema kõik nagu kooskõlas kogu projekti komboga. Et seal on äärmiselt palju nüansse, millele tuleb tähelepanu juhtida, kui materjale vahetada. Nii, praegu rohkem küsimusi ma hetkel ei näe, aga et tahtsin ka küsida, et kõik see nõuete teema ja see tuleohutuse teema, et see on nagu tundub nii tähtis ja oluline, vaata, et nii palju inimesi elab seal kortermajas ja kui see tulega juhtub, see tundub nii kole, aga samas need nõudeid on nii palju ja keerulised, et siis kui see korteriühistu ikkagi ise ei saa nendest kõigest aru, et siis see omaniku järelevalve on see, on ju, et kes peaks aitama ja siis üle kontrollima, et kui see ühistu ise ei orienteeru nendes teemades. Ja mina soovitan igal juhul, kui tehakse ehitustegevust, korterelamus, on see siis fassaadi soojustamine, on see siis küttesüsteemi paigaldamine, on see katuse vahetus, siis igal juhul tasub kaasata ka omaniku järelevalve. Tuleohutuse poole pealt, kas nüüd iga kord kaasata ka tuleohutusekspert, selle koha pealt ma arvan, et iga kord seda vaja ei ole, küll aga on see, et kui on teatav ebakindlus, siis mina ausalt öeldes kaasaksin tuleohutuseksperdi. Et kes annab hinnangu tuleohutuse nõuetele vastavuse osas. Kas selle kaasab omaniku järelevalve või ühistu ise? Kuna ma ise olen olnud korterelamu ühistu liige ja juhatuses, siis mina seadsin koheselt reegli selliselt, et kuna spetsiifilised pädevused meil kortermaja elanikel puudus kutsekvalifikatsioonid, siis meie kaasasime tööde juurde erialaspetsialistid, rekonstrueerimistööde juurde, nii torustiku vahetamise juurde kui soojustamise juurde. Küll aga oli see meie nagu see rekonstrueerimise aeg langes sellele ajale, kui tuleohutuseksperte sellisel moel veel ei olnud. Aga siis ametnikud toimetasid selle poole pealt. Et mina soovitan küll, seda kindlamini te saate oma asja õigesti nagu läbi viidud ja lõpptulemus on ka ohutu. Ja need tuleohutusekspertide nimekirja, kes siis on pädevad ja kellel on vastav kutse olemas, need siis leiab kutsekoda.ee. Kutsekoja kodulehe peal on olemas registreeritud tuleohutuseksperdid, neid täna on umbes 50 ringis. Et seal on loetletud kõik, kellel on kutse. Sealt peab vaatama kindlasti ka veel osadel ekspertidel on seal omandatud ka lisakvalifikatsioon, aga seda sealt saab lugeda kõike. Ja sealt samast vist saab vaadata ka seda ehitusjärelevalvet teostava isiku pädevuse kohta? Ja, absoluutselt. Kutsekojas on ka need kirjas. Ehitaja kohta täpselt samamoodi. Et tasub sealt üle kontrollida enne lepingu sõlmimist kindlasti? Absoluutselt. Siis see ventilatsiooni, vaatan, et kas keegi ei ole kätt tõstnud, et ventilatsiooni puhastamise teema samamoodi tundub sihuke muret tekitav, et
et kas seal tehakse ka mingit järelevalvet või et noh, see oht tundub jälle tegelikult, no ventilatsioonisüsteem ehitatakse ju järjest rohkem ja rohkem, on ju, et ta on põhimõtteliselt iga ehituse juures kohustuslik, aga see tolmu koguneb kõvasti, et kuidas seda tõsta seda, et selles osas on nüüd niimoodi ventilatsiooni osas, et järelevalvet hooldus, puhastus, kontrolltöödele üldjuhul väga ei tehta sellisel moel, et peaks olema keegi pädev isik. Küll aga on see, et keegi ühistu liikmetest võib ise vaadata. Ega see, kui kanalid on puhastatud või mustad, see on visuaalselt väga hästi tuvastatav ja sellest sõltuvalt ka saab nagu koha peal arutleda, et kas tööd tehti õigesti või mitte. Tean, et nii mõnigi puhastusettevõte teeb oma töödest ka fotod. Olen siin arutanud ja nüüd ütlesidki selles osas, et nad tõendavad ära, et nad tegid tööd ja teinekord on ka ventilatsiooni ettevõttes keegi, kes vastutab nende tööde eest ja töömees ise vastutab siis selle vastutaja ees. Ehk siis, kas tööd on korralikult tehtud või ei ole tehtud, seda tõendatakse fotodega. Seda võib täiesti vabalt küsida, sest ütleme nii, et ega kortermajade puhul need kanalid on väga pikad ja töö ei ole kindlasti lihtne. Ja ilmselge on see, et tunni ajaga või paari tunniga ventilatsioonisüsteemi puhastustöid läbi viia ei ole võimalik. Selge, arusaadav. Nii, Kertu on käe tõstnud, et Kertu, palun, sul on küsimus. Ja, tere. Tere. Et mul on nagu selle teema küsimus, et meil on kortermaja, puitmaja. 4 aastat tagasi me tegime kõigis korterites kappremondid, millega sai paigaldatud siis ka tulekindlad uksed. Nüüd vahepeal on muutunud. Ehk siis nüüd need uksed enam ei sobi ja meil on vaja need uksed kõik välja vahetada. Küll praegu meil on seoses selle kasutusloa taotlemisega. Aga kuidas nagu üldiselt on, et kui vahepeal nagu mingisugused seadused muutuvad, et kui tihti peaks siis kortermajad üle vaatama, et kas mingisugused seadmed või uksed on siis nagu vastavad? No tegelikkuses on see, et kui te rekonstrueerisite hoone, ma nüüd ei oska ütelda, mis ajal teil rekonstrueerimise projekt tehti ja nii edasi, millal need uksed paigaldati, et 4 aastat tagasi tehti kõik. 4 aastat tagasi, siis oleks pidanud küll olema juba õiged uksed. Ma saan aru, et seal on suitsu tõkestamise teema. Seal on jah, mingi tihend on nendel ustel puudu. Jah, täpselt nii. 4 aastat tagasi see nõue juba kehtis täiesti. See tuli viimase määrusega, kui see kehtestati, see ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja tagasiulatuvalt nüüd tõesti on määruses 17 paragrahv 55 välja toodud, et tagasiulatuvalt peavad need uksed vastama sellele nõudele. Teie nüüd läksite selle alla, et te rekonstrueerisite ja peaks juba kohe vastama sellele nõudele, kui te need asendate. Aga selle koha pealt on meil tagasisidet päris mitmeid ja see on arutusel, et tagasiulatuvaid nõudeid natukene korrigeerida, et mitte tekitada olukorda, mis te just esile ka tõite, et kui tihti seadused muutuvad, kas me iga kord siis peame hakkama nagu uksi vahetama. Ei, seda ei peaks tegema, kindlasti mitte. Et see vaadatakse üle, tõenäoliselt see ülevaatamise tulem ilmneb 2026 loodetavasti. Me soovisime seda 2025, aga maailmas olev olukord lihtsalt on lükanud meil natukene asja edasi.
aga teie puhul küll, et kui te 4 aastat tagasi tegite, siis seal tõesti peaks olema see suitsu tõkestusvõime tagatud. Ja mida ma veel ütlen, on see, et ärge kindlasti hakake ise sinna tihendeid panema. Pigem võtke ühendust ukse tootjaga ja arutlege see tootjaga läbi, kuidas saab, mismoodi saab, võimalik, et uksed tuleb üldse välja vahetada, aga seda tuleb kindlasti tootjaga nagu arutleda, et võib-olla annab seal midagi nagu toimetada, sest nemad on selle kõige paremad asjatundjad. Aitäh sulle! Nii, rohkem küsimusi ei paista ja Erki, suur aitäh sulle ettekande eest ja Aitäh! asjalike vastuste eest.